Siin mul on kontroll, vaata, et kui ma näiteks norskama hakkama midagi. Siis paned ära nagu. Väga lähe, super, tere tulemast. Tere. Suur rõõm. Kes teist olid laulu peal Valteri käel laulmas? Hakkab tulema. Tundub, et need olete fännid ka? Super. Et Valteril... pelglikud natuke. Aga selles mõttes väga, mina ise olin ka, nägin, tunnetasin. Kuidas sinul tunne oli seal laulukaare all kõikide nende laululindudega ühes takti hetkes? Normaalne. Ei no, see nõuaks eraldi konverentsi, et hakata seda nagu lahti seletama. Et see on tõesti üks niisugune natuke kehaväline või maaväline või mingi selline kogemus, et tõesti on vähesed niisugused hetked, kus sa tunned, et kogu elu energia hoovab sust üleni läbi ja kuidagi selline, et tõesti see on üks võimsamaid asju, ma arvan, mida ma saan üldse kogeda. Nii et normaalne. Ja nüüd me lauljana ka täpselt samamoodi, et see fantastiline. Aga mis hetkel sinust sai muusik või mis hetkel sa teadvustasid, et nüüd ma olen muusik? Sellega oli niimoodi, et mul oli oma toas väiksena päris palju instrumente. Et mul vedas sellega, et mul vanemad mõlemad tegelevad ka muusikaga ja isa töötas orkestris, nii et kui ma tahtsin mingit pilli proovida, siis isa tõi kohe. Ma sain proovida ja see päris varasest noorusest peale niimoodi, et ma ei otsustanudki kunagi, et minust saab muusik, ma arvan. Et ma olin juba enne 2 aastast, enne 2 eluaastat mängisin klaverit oma toas ja ma lihtsalt ei lõpetanud ära. Et põhimõtteliselt ma juba kohe alguses tegingi seda, mis ma tahtsin teha ja ma lihtsalt teen seda siiamaani edasi. Et selles mõttes on mul vedanud tõesti, et ma tean ja olen kõrvalt näinud, mismoodi inimesed otsivad mingit oma ala või oma teed või midagi, oma kirge, aga mul sellega tõesti vedas, et ma leidsin ta kohe üles ja ei laskunud sellest lahti. Aga on sul mingid kogemusi, mida soovitada neile, kes alles otsivad? Ärge loobuge, see mõttes otsikegi, see ongi kõige õigem asi, mida teha, otsida see enda asi üles. Ja seal juures ei tohiks karta seda, et sa võib-olla kohe ei leia või et sa tegeled millegagi ja ei ole kindel, et kas see ikka on see õige asi, et see kõik nõuabki tihtilugu katsetamist ja see nõuab julgust proovida ja see nõuab ka mingil määral püsivust. Et kui sa pärast esimest trenni annad alla, siis sa ei saagi tegelikult ju teada. See ole läbi proovinud. Aga millised hetked sulle meelde jäänud muusiku, nagu sina tunned, et kas see ikka on minu ala? On sul sellised hetki olnud? Ja näiteks mõni kooriproov. Siis kui sa näed, et näiteks tenoreid täna ei ole. Lihtsalt ei ole. Et näiteks veerand koori on puudus, sa mõtled tõesti, et kas ikka on minu ala, eks ju, aga see on elu osa. Ükskõik millega sa ei tegele, sul ei ole iialgi ainult positiivseid kogemusi. Igasuguseid asju juhtub ju kogu aeg ja muusiku eriala ei ole selles mõttes erand. Et elu ongi niisugune, on head ja on halba ja küsimus on lihtsalt selles, et kui kõik kokku panna, siis kus on seda head sinu jaoks rohkem? See on see küsimus. Aga kas muusika, me räägime täna kohalolust, kas muusika tegemine, muusika loomine, kas see on eraldi nagu kohaloluku praktika või see ongi kohalolu või kuidas sa nende kahe vahel tunned seda seost? Mingil määral muusika tegemine nõuab väga palju kohalolu nii-öelda. Et see sõltub ülesandest või kui raske näiteks lugu on, mida sa mängid. Et kiire tempoga lood väga tihti nõuavad rohkem kohalolu, nii-öelda kiiremat reaktsiooni. Ja siis on mõned niisugused pika kajaga väga aeglased lood, mis tegelikult viivad sind koha pealt rohkem hoopis eemale võib-olla. Et muusika selles mõttes ongi lahe eriala, et see pakub sulle võimalusi saada väga palju erinevaid kogemusi. Ja ka sama puudutab seda kohalolu seal juures. Aga näiteks koorijuhina peab kogu aeg väga palju kohal olema. See mõttes, et see on üks põhieeldusi. Et üleüldse proovi saaks teha, on see, et sina paned tähele, mida teised teevad. Ja siis sa pärast ütled neile, mis nad valesti teevad. Ja kui nad õigesti teevad, siis ütled seda ka, eks ju, et meelde jääks. Aga see kohalolu, ütleme, dirigendi töös, see on number 1. No siis me leidsime õige inimesi siia lavale. Super. Aga sa teed ju lisaks dirigendi ametile, sul on ju veel igasugused erinevaid muusikavorme, stiile. Kes mäletab teda näosaatest? On ja? Hallo?
et selles mõttes nagu, kus see multitalent nagu, räägid sa meile, mis erinevaid muusikastiile sa harrastad ja mis on selle varieeruvuse nagu eesmärk? Alustame sellest varieerumise eesmärgist. Miks ma teen palju erinevaid asju, ongi see, et ma ei ole väga hea keskenduja. Ja mul on vaja, et nii-öelda mul oleks kogu aeg põnev ja natuke seda uudsust kogu aeg või vaheldust on vaja mul palju. Ja ma arvan, et see ongi põhiline põhjus, et näiteks kui ma väikse poisina hakkasin klaveritunnis käima, siis esimesed klaveritunnid, 45 minutit 6-7-aastasele ma küsisin igas tunnis, millal tund läbi saab. Ja siis ta ütles, et 40 minutit veel. No eks, et see püsivuse küsimus on minu jaoks alati olnud hästi suur ja tähtis küsimus, et selle pärast ma arvan, ma olengi niisugune mitmepaikne või et ma teen mitut asja, et siis ma vähemasti 5 või 10 minuti kaupa suudan kuskil püsida, midagi teha ja hüpata järgmise asja juurde. Et siis see kuidagi töötab. Ma olen ise sarnane selles mõttes, võib-olla mitte muusikaalal, aga võib-olla siis mingite organisatsioonide juhtimise nii-öelda küsimus. Sa ei ole dirigent või? Ja selles mõttes, dirigent mingitel erinevatel, ma ei pane võib-olla inimesi laulma, aga võib-olla mingeid muid asju tegema. Okei. Ja selles mõttes kindlasti mingi pärl on seal sees nagu, et muusikalist haridust veel ei ole, aga eks see kasvab, nagu me juba teame, et see on kõik. See on õpitav. Õpitav, just. Et palju tunde paned sisse, nii palju välja tuleb. Aga mis, me ikkagi jäime sealt perspektiivist, aga mis need teised, siis mina teen sükest nagu Põhjakonn on süke nagu asi. Põhjakonn on süke asi, jah. Põhjakonn on siis minu rock-bänd. Ma teen rock-bändi eestikeelset niisugust muusikat enda, ütleks, parimate sõpradega muusikas üldse. Ja siis mis veel, koorijuht olen ja tegelen laulmisega ka. Ja siis ma täna näitan teile veel, mis asi see siin on. Vaata nagu meri niimoodi pead liikusid, üks laine käis. Ja, et mul on üks pill on kaasas, mida hästi paljud teist ilmselt ei ole veel näinud ega kuulnudki. Kuidas sinul on unistamistega? Kuhu sinu unistused, pildid, visuaalid sind on viimas? No, unistamine on üks olulisemaid asju, mida inimene üldse teha saab. Ja unistused võivad olla suured ja väikesed. Ja ma arvan, et oluline on teada enam-vähem, mis su suured unistused võiksid olla. Ja siis, et sa saaksid läbi selle tegeleda väikeste unistustega. Et näiteks keegi küsis, vaata, siin on need küsimused, mida osaleja saab küsida, eks ole. Keegi küsis, et kuidas see sõnastus oli, et millal sa saad aru, et sa nüüd oled kohale jõudnud sinna, kus sa tahtsid kohale jõuda. Siis see mõte on minu jaoks selles, et ma juba olen seal kohal, kuhu ma tahtsin kohale jõuda. Aga nüüd on ju mingi järgmine eesmärk, nüüd on mingi järgmine unistus nii-öelda. Et see mõttes ei ole mõtet võtta eluks ühte suurt unistust, täita see ära ja siis minna lihtsalt pensionile. Eks? Et kuidagi et on mingid palju kaugemad eesmärgid, mida sa ei saagi võib-olla kätte. Aga tähtis on see, et sa väikeste asjade kaudu liigud sinna poole. Et see oluline on teekonna osa ja teadvustada neid erinevaid, ma ei tea, tükke, peatükke, nii-öelda kuhu siis vahepeal võtta see vahepeatus ja saad aru, et ma olengi siin. Täna oleme me 8 siin laval. Jah, näiteks ma nagu omast kogemusest võin öelda, et ma väga tihti taban ennast niisugust mõttelt, et ma olen praegu päris rahul. Aasta pärast ma võib-olla enam ei oleks täpselt selle olukorraga rahul, aga praegu ma olen rahul. Ja selle pealt on väga hea edasi minna. Et tuleb märgata seda, mida saab teha paremaks ja tuleb märgata seda, mida sa juba oled teinud paremaks või mis juba on hästi. Et see on selline tasakaal. Mõlemat on väga vaja inimesel. Ja see sama kehtib unistamise kohta ka, eks. Et sul on mingid unistused, mille igal ühel, ma arvan, on mingi unistus, mille te olete juba täitnud. Ma arvan, et mõnigi unistus, mis juba on tegelikult täitunud, seda tuleb tähele panna. Et sa saaksid nagu sellest hetkest aru, et nüüd on hästi. Näiteks õppisid, tegid kontrolltöö ära, saidki hea hinda. See on väike asi, aga sama põhimõte kehtib ka suurte asjade puhul. Aga kui palju sa ise ennast mainisid, et ta nagu, tood ennast kohale, väärtustad, kui palju sa ennast tänad, mis on sinu viis, kuidas sa endale pai teed? Ma molutan. Okei, väga võitab, mis see tähendab. Kui ma olen väga palju teinud,
tööd näiteks ja ma olen sellest väsinud ja samal ajal väga õnnelik, siis ma võtan mõnikord terve päeva, mõnikord 2 päeva, kus ma ei tee üldse midagi. Põhimõtteliselt ma ei tee midagi niimoodi, et ma pärast neid päevi ma ei mäleta, mis ma tegin, sest ma tegin nii vähe. Eks? Ja mulle see kuidagi sobib või nagu mulle see meeldib, ma olen diivani loom natukene vahel. Kas see on selle ka, et sa oled selline viimase hetke, et sa võtad ennast ülipalju kokku ja siis teed asja ära ja siis tuleb piik alla ja siis nagu... Ja üks küsimus oligi veel see, et kuidas ma leian motivatsiooni, et oma asju teha. Ja see, või kuidas leida seda püsivust, et jääda oma asjadele kindlaks. See ongi minu jaoks kõige raskem. Et see on see koht, kus mul on kogu aeg vaja hästi palju ennast hoida nii-öelda õige raja peal. Et see tulebki sellest jah, et mul tähelepanu kogu aeg käib siia sinna niimoodi ja siis ma pean kuidagi leidma siis fookuse. Tihtilugu hirm näiteks on hästi suur motivaator. Vaata enne eksameid, eks ju? Et sinna ma olin mõnus olla ja siis nüüd sa näed kalendris, et see on see nädal. Ja siis sa võtad ennast kokku, õpid selle kõik ära, lähed kohale, teed ära. Pärast muidugi ei mäletanud midagi sellest eksamist, aga said ikkagi hea hinda, eks ju? Et need on niisugused asjad, mis igal inimesel on omamoodi, aga see on hästi levinud muster. Et inimene teab, mida ta peaks tegema. Ta teab seda väga hästi ja siis ta ei tee seda. Hästi kaua. Ma tean, ma peaksin õppima ja siis ma mängin PlayStationit. Ma tean, et ma peaksin koristama, aga ma lähen söön midagi. Veel hullem. Ma tean, ma peaksin õppima, ma lähen hoopis koristan. See on ainukene moment, kui inimene vabatahtlikult koristab, siis kui ta peaks õppima või tööd tegema. Eks ju? Sest et see on vastik, aga nõks vähem vastik kui õppimine. Ja sellepärast ma lähen koristan. Ja siis vaatad, mul on tuba nii korras ja mul on kõik õppimata. Teed pilti näitad õpetajale, aga ma koristasin. Tubli 2. Vähemalt ei saa ühte või kas üks on võimalik? No jaa, ei, kahe sa saadki selle eest, et sa koristasid, muidu saaks ühe. Okay. Kui sa läheksid õppimata ja näitaks oma sassis toapilti, siis sa saad ühe. Et see on üks kõige olulisem asi minu jaoks jah, et see teadmine, mis on õige ja siis kindel teadmine, et seda tasubki teha. See ei ole raketiteadus. Mõtle välja, mis on hea, teegi seda. Hästi mõnus, hästi lihtne ja alati toimib. Ja sama asi on näiteks tõe rääkimise või valetamisega. Sa tead, mis on õige, ütle see parem välja. Õppisin. Ei õppinud, eks ju. Siis ei õppinud, koristasin. Et need asjad kuidagi hästi tihti kipuvad minema kuidagi metsa natuke. Sest inimene on loomult niisugune, et talle meeldib tihti mugavus või talle meeldib nagu meeldib. Et kohe on meeldiv, eks ju, et miks inimesed näiteks tihti, räägime rahast korra, et inimesed ei investeeri, vaid nad lähevad kohe, ostavad endale kastitäie snickersit. Kastitäie? No, keegi ostnud kunagi kastitäie snickersit. Kes ei oleks seda teinud, on ju? Kõik ju käivad vahel poes, ostavad kasti snickersit, saavad kohe ära. On ju? Ja võta need. Super. Minu tüüpi inimene. Ja see ongi selle pärast, et see on kohe suht mõnus. See, et pärast on päris vastik, sellele ma praegu ei võtta, see on tuleviku minu probleem. Et mina 2 tunni pärast olen täiesti suhkrulaksu all ja kõht valutab. Praegu see on hullult hea, sest Snickers on hullult maitsev ja kui ta on kasti täis, siis ma saan teda tund aega järjest süüa. Mõnus. Tund aega sööd. Aga tegelikult see peaks niimoodi olema või see on selline kõige lihtsam, mõnes mõttes kõlab kõige mõttetumalt, aga kui sa tead, mis on hea, siis tee seda. Ja ära ürita olla kaval, ära ürita olla väga leidlik selles, kuidas põhjendada seda, et sa ei tee seda. Inimene on väga leidlik. Ja hästi palju, mõelge ise enda olukordade peale, keegi sõber tuleb, kurdab teile muret. Te kuulate. Ütlete talle, et see on väga lihtne. Sa pead lihtsalt tegema seda. See lahendab selle olukorra ära. Ja sõber ütleb, ma tean, jaa, aga see. Kui sa tead, siis tee seda. Ongi kõik. Ja see jama on selles, et see sõber põhjendabki sulle ju ära, miks ta ei tee. Väga hea põhjendus. Alati on väga hea põhjendus. Ja mõtle, inimene kulutab päris palju energiat, et tulla välja mingi väga hea põhjendusega.
Selle asemel, et see sama energia kulutada ära, et asi ära lahendada. Eks? Ja see iseenda kohta kehtib see 100%. Minu puhul täiesti lolli kindel. No see on ju nagu iseendale valetamine siis. Jah, see ei olegi midagi muud. Ja lõppkokkuvõttes aeg läheb, eks ju. Sa võiksid juba ammu mitte teha järgmisi asju. Eks ju. Et selles mõttes see. Mis sinu muusika väljund on? Mida sa soovid muusika läbi pakkuda ja jagada? Anda? See nüüd on väga mitmetahuline küsimus, mida pakkuda või mida saada muusika tegemise kaudu. See on, selles küsimuses me kokku ei leppinud. Elatsed. Ja, eks see on niisugune enda elu elamise vorm tegelikult. Et kõik, mida sa oled kogenud, kõik, mida sa oled tundnud, näinud, seda saab moel või teisel väljendada muusika kaudu. Sest väga palju asju ju elus juhtub niimoodi, et sõnadest jääb väheks näiteks. Või sõnad ei ole piisavalt täpsed isegi, ütleks nii. Sest sa kohe panete mingisugusesse raami, mida iga inimene mõistab omamoodi. Muusikat võtab ka iga inimene omamoodi vastu läbi enda kogemuse. Aga minu jaoks on väga tihti hetki, kui ma tunnen, et ma ei oska öelda praegu. Mängida oskaks. Võib-olla laulda oskaks. Et see on minu jaoks üks põhiline asi, et ta on kommunikatsioonivahend. Ja siis sa kommunikeerid seda, mida sa parasjagu tahad või pead kommunikeerima. Pakun sulle meie ürgsest allikast, Eestimaa südamest üht allikavett, sest meil on sinuga üks salaplaan kokku lepitud. Siin on, tahtsin öelda mürki, siis ma sain aru, et kuidas sa saad öelda, et allikavesi on mürk. Et see on puhas, mis on inimene, palju inimene koosnev veest on ju? 80%. Ma juba tean vist, kuhu see jutt läheb. Ta juba aimab ära. Et see vesi on üüratu ja ma usun, et sa tead ka, milline vesi on iga päev oluline osa meie päevast. Ise tegid selle, jah? Selles mõttes ei valeta, ei teinud. Aus. Aga meil on teile kaks väga toredat üllatust, et ilma üheta ei saa teist ja siin mängisime ümber, et lubasime tulla looga sisse, aga nüüd teeme hoopis loo koos pilli tutvustusega ja anname võimaluse siis tegelikult näha läbi kaamerapildi ka, mis pilliga tegemist on, nii et ma nüüd vaikin ja jätan sõna sulle. Tere! Nii, siin minu ees on minu lemmikpill. Seda küsiti ka minu käest seal kuskil küsitluses, et kui ma saaks ühte pilli mängida elu lõpuni, peaks valima ühe, mis pill see oleks, see on see. See on Harpegi. Vaatan, kui hästi te näete. Aha, siin ees on kirjas Marcodi, see on see firma, kes seda toodab. Ta näeb niisugune välja. Ta on nagu selline paks kitarrikael tegelikult ehituselt. Ja see pill leiutati umbes 2007 aastal Ameerikas. Üks hästi vahva mees nimega Tim. Tim mängib klahvpille natuke. Ja Tim oli alati kade kitarristide peale. Sellepärast, et kitarrid nagu kõlavad lahedamalt tema jaoks. Ja siis ta mõtles, et miks ei ole olemas niisugust kitarri, mida klahvpilli mängijad oskaks mängida. Ja ta vaatas ja ei olnudki olemas kitarri, mis on mõeldud klahvpilli mängijatele ja siis ta ehitas niisuguse pilli. Ja mõtles, et vaat nüüd on mul pill, mille peal mina saan maailma parimaks ja kõik, sest ta ei olnud väga hea klahvpilli mängija. Ja asja iroonia on selles, et ega ta väga hea arpegi mängija ka ei ole. Aga seda ainult kõige paremal põhjusel, sest tema ju ehitab neid. Eks ju? Tal on nüüd sellest kujunenud terve töö ja mängimine siis jääb minusuguste hooleks, kes on piisavad muusikanohikud, kes viitsivad uute asjadega nokkida. Ja nüüd ma lihtsalt kõigepealt ma arvan, et ma mängin teile ühe loo selle peal. Ja siis saame juba edasi vaadata, mis me teeme täna.
ja see on selles mõttes lahe pill, et kõlab ilusti, eks ole. Ja teda on kihvt mängida ja teda ei ole kellelgi. Neid pille maailmas on üleüldse kokku kuskil 700. Eestis, kui mina ostsin enda esimese pilli, siis Eestis oli neid 0 enne. Siis oli neid 1, siis ostis 1 inimene veel ja mina sain veel teise ka. Nii et neid on 3 tükki nüüd Eestis, 2 nendest on minu käes. Nii et konkurents on meeletu. Ja mis mulle eriliselt meeldib selle pilli puhul on see, et temaga saab teha nii paljusid asju, mida ei saa teha ühegi teise pilliga. Näiteks see, et praegu, mis pilli see kõla teie jaoks meenutas? Ärge öelge kannel, sest me tean, ta näeb välja nagu kannel, aga mis pilli kõla teile tuli ette? Vot kitarr, eks ole, siin öeldakse, harf öeldakse just, ja keegi ütles siit basskitarr. Ja kusjuures tõsi on, et selle pilliga saab mängida nii kitarri kõlalisi asju kui basskitarri kõlalisi asju, sest et tal on ulatust palju. Näiteks niimoodi vaatame. Mäks teile ühe loo veel, mis on minu üks lemmikumaid lugusid, mida harpeegi peal, öelge kõik koos muide, harpeegi. Jah, sest tavaliselt öeldakse kannel, ma ise ütlen ka mõnikord öeldakse carpaccio, mõnikord öeldakse harpüüa ja tavaliselt kui keegi mängima kutsub, siis ta ütleb, et tule oma uue vahva imepilliga. Täpselt see sõnastus iga kord. Aga see on harpeegi. Ja üks esimesi lugusi, mis ma selle peal ära õppisin, on pärit ühest filmist. Eesti film nimega nimed Marmortaflil, kus oli üks lugu 2 kitarrile. 2 kitarristi mängivad ühte lugu ja harpeegi on selles mõttes lahe pill, et üks kitarrimängi on siin ja teine on siin. Sest et seda pilli saab mängida nagu klaverimängi palju rohkem hääli kui ühel kitarril, eks ole. Mis tähendab, et ma saan 2 kitarristi töö korraga ära võtta.
aitäh. Aitäh. Näed, mul oligi vaja seda. Me saame kahe peale jagada. Tiimitöö on ju. Suur tänu sulle, Valter, et lisaks muusikale sa inspireerid oma olemusega. Need mõtted, mis sa jagasid, võtsid mul kohe nagu... Ma hakkasin mõtlema, et kas ma olen oma elu valesti elanud või need mõtted ei ole veel kõik mulle kohale jõudnud. Nii et ma usun, et meil kõigil oli täna siit mida kaasa võtta ja millega siis oma elu rikastada. Et teeme veel kord Valterile suure aitäh.